Kaks kalamees tuli siin, ema, kas nad saavad kala või? No ta võib alati, kurat. Juba otsas või? Jaa. Täitsa putsis. Vaap see kalamees. Sa just viskasid sisse. Nagu kes see on? Raim. Kus me ämber on? Seda ma ei teadnudki, et siin Raim on. Seal samas, kui ma praegu viskasin, seal mängiski. Näe, vaata. Kohe käib kork. Otsas. Ongi Raim. Raim, mine too, jah. Ma vajan seal Raime tasku endale nii kauaks. Ma loodan, ma saan veel teha normaalse intro. Aga praegu nagu väga ei taha, sest et aktiivselt võtab. Ja jälle on otsas. Ja midagi tõsisemalt on otsas. Oho. Midagi tõsisemalt. Nüüd on ahven. Ahven, ossu kurat. Ilus ahvena poiss. Ahven on bensiini seest. Bensiini seest. Ega siin nii hull ka nüüd ei ole. Ilus ahven, kurat. Natuke sööme seda või? Kunagi ikka, jah. Mitte kohe. Ma ootaks natukene ja teeks ta valmis ka võib-olla. Näe, võtab mul jälle. Kurat. Puntsik on äge. Aga funtsikul ma murdsin selgroo, ma ei tea aru, kuidas ta liigutab ennast veel. Oota, nüüd te olete kõik siin niimoodi hästi, et ma... Hakkab jahe, Raip, ma istusin liiga kaua. Läks vale koha peale. Tulge selja tagant ära, olge head. Sa viskad siis kohe, hakkab võtma korrat. Mul veab korki täiega, aga ära ei ole võtnud. Nad mässavad selle korgiga, lükkavad seda korki vasakule paremale, aga mitte ussiga. Mul on otsas. Viska sinna minu juurde, kus mul on. Kuskil sinna kanti. Ahven. Uppus ära. Ja täitsa pökkis. Võtab, aga ei neela alla. Ma ei saa aru, niimoodi kork kaob naksti, aga otsa ei jää keegi. Näh, jälle ei jäänud külge. Ma tundsin korraks vibra nagu. Ja uss on ära söödud kõik. Okei, ma viskan selle korgi sisse ja ma tahan proovida landiga risk. Ja kork on kadunud. Oba. Tuleb. Tavaline. Peaaegu sain pikki pead. Oi. Ja mul on otsas, aga ma ei saanud arugi, et mul otsas on. Mul tuleb ka vist Raim. Või siis mikroahven. Kurat, paps, me saame marineeritud Raime teha üle pika aja. Esimest korda elus, mis üle pika aja. Ma ei ole jõudnud videole isegi sissejuhatustega midagi teha. Saad sa aru või? Oba! Ei ole nii, ära tuli otsast. Ja tuli uus otsa. Kas ahvenal ei ole meres alamõõtu vist teine? Ei ole. Või oli järves alamõõtu? Ma ei mäleta. Ühes oli, teises ei olnud. Kõige imelikum on see, et ma tunnen kogu aeg, haagin. Tunned, et nii, otsas on. Ja hetk hiljem ei ole. Näe, üks vend andis otsad meil siin. Ta magab teises asendis. Kõik mölisevad kogu aeg. Kus kala on? Kus kala on? Miks kala videos ei saa? Satud õigel ajal kogemata õigesse kohta ja tuleb. Oba! Midagi head. Ossa kurat. Ossa roisk, paps. Ossa puts. See on ahven. Ossa munn. Oota, lase siia. Ossa roisk! Ossa roisk! Tuli siia. Ma pean lihtsalt näitama. Poisid, täita putsis. See viimane ahven, see tõmbas kui õngelooka. Ma pole niukest ahvena pulli näinudki. Mul on vist Raim. Ei ole. Normaalne ahven. Vaata seda suurt elukat, kus see on turja jäänud ennast. Ja. Kuradi vägev, ma ei ole niukest kalapüüki kohe ammu ei ole näinud niukest. Niimoodi, kui tuleks kala, siis võiks iga päev käia kalal ja tööd ei peaks tegemagi, kurat. Oba, nüüd tuleb. Mine munni otsast ära tuli. See oli mingi pirakas ka veel. Mul on vist ka Raim praegu. Oi, istusin kuidagi kivi väga valesse kohta endale. Mul tuli Raime onu. Onu Raim. Onu Raimuse jutud. Kurat, mis niimoodi viga püüda on? Ma kujutan ette, et Soomes käid kalal, siis niimoodi ongi kogu aeg hommikust õhtuni. Oba! Ja siit tuleb rekord ahven. Mine vette, palun.
pärast rabeleb endal suust ära ka veel konksu. Mine ma imestan, et kalad siis nagu ei vaata, et näe, mingi teine vend viiakse minema. Nad kaovad vaikselt, jah. Oho, see on vähe lõbusam lugus. Lõbus. Kus on raisk? See on päris hea, eks. Pirjakas. Kurat, ma olen T-särgi väel. Ma ei näe enda korki lihtsalt. Mul oli otsas. Okei. Ma niisama mõtlesin, ma igaks juhuks proovin, vaata. Oi joh, ei tiiris. Tead, mul ei ole enam abi sellest vihmajopest, ma kardan. Oi, ma olen läbi märg. Ma loodan, et ekraan liiga uduseks jäänud ja mind on hästi kuulda. Anyway, me oleme tulnud nüüd isaga siis Võsu sadamasse kala püüdma. Noh, olgem ausad, mida fuck'il. Niisugust kalapüüki ma pole ammu näinud. See on päris hea. Ma olin läbi märg, ma võtsin endal särgi seljast ära. Ma olen jope all, olen paljas ja lähme püüame edasi. Räime, isa sai räime. Tule vaadake mu õnge, poisid. Vaadake seda tuulingut. See on mu maksimumkaus. No, ma pean panema sutsu raskust juurde endale niikuinii. Otsas hoopis. Mingi imepisike räim. Räim on räim, esiteks. Teiseks, vaata, mis kuradi türast on tõngega ma praegu kala sain. Oho, niimoodi on õng lookas või? Mida fuck'i? See on päris suur paps. No too nüüd ära ka. Ruttu, ossor roisk. Ja kukkus otsast ära. Ämbrisse. See vend. Kõige aktiivsem, kes on seal. Jaa, see on värske poiss. Oba. No mulle jäid ka. Poisid! Ma vahepeal mõtlesin, et peab koju minema hakkama, kurat. Nälja teete. Ossor roisk, see hüppus peaaegu välja siit. Räim number 2 selle rakendusega. Pani jooksu, päästis enda elu. Äkki nad raisad söövad neid tinakuule. See on kusjuures täitsa võimalik. Räim. Aitäh. Mis tuleb? See, mis tuleb, aga räim ja ahven. Kurat, tahaks ise süüa. No, püüa kiiremini. Ma tahtsin räime püügi kohta, tahtsin eraldi video teha, aga ohoh, nii aktiivne vend. Aga ei saa praegu. Vaata, mul on selline tunne, et miks ma neid suuri ahvenaid sain enda õngega. Oli see, et mul oli suur konks ja palju ussi. Ja praegu on mul väike konks ja vähe ussi ja ainult räimed tulevad. Mitte, et ma viriseks. Räim on ka väga hea. Kui niimoodi võtta, siis isegi pigem ma võtaks räime kui ussi. Või, Räime kui ahvenat. Nagu selles suhtes, räim on uus kala ikkagi. Ühe korra elus varem olen ühe räime saanud. Kõik. Räim on minu jaoks uus kala ja ma tahaksin küll ise marineerida räime. See võib päris maitsev olla. Mõtlen, marineeritud räim poe oma on päris hea. Oba, midagi suuremat vahelduseks. Pirakas ahven, ossar raisk. Ja ärge tehke nalja, kurat. See on tänase päeva üks suurimaid. Tervist! Tervist, jõudu! Tarvis! Tuleb tühineb, jah? Ossar raisk. Mis sa räägid? Kala tuleb tühineb, jah? Täna, kurat, läheb päris hästi, ma võin sulle öelda. Ussiga. Vaata seda kvaletist. Ossar raisk, see on nii ilus. Mul on päris palju neid siin. Ja räimed ja asjad ja esimest korda olen siin kalal. Sama teema. Ma olen siin sadamas, oleme käinud, oleme nagu näinud, et tuleb. Inimesed püüavad ja kala tuleb ja mõtlesime, et kurat, katsetame ka.
ma võin öelda, ma landiga proovisin ka, aga väga õnneks ei läinud, jah. Kõik on perses, õnged katki. Vaata, mis mul käes on. Mul õng läks persse, kurat. No mitte päris, katki läks. Katki läks natuke, jah. Siis ma murdsin ta pooleks, et saab vähemalt püüdagi, kurat. Aga näed, ei ole palju vaja, et kala saada. Ahvena onu. Mulle meeldis see, et need väiksed lapsed, kes siin olid. Jah, püüad bensiini seest kala. Tere, kus see bensiin siia? Kurat, ja tuleb. Kurat, see on see, vaata, tead, miks me praegu kala saame? Ma olen nii palju käinud nullitamas, et nüüd mulle vete jumal annab tagant järgi. Ja. Nüüd on jama see, et iga kalal käik, mis peale seda on, tundub lahja. Ossa, pead ise ka püsti otsas, läks kossa, kurat. Vaata, raiska, viskab mu korgi kõrvale, võtab mu kala ära, raisk. Okei, ma võtan välja. Otsas oli korraks. Ja see peab olema, nad võtavad selle tina lihtsalt suhu ja midagi lutsutavad selle tina. See ei saa midagi muud olla. Ma ei suuda. Ma vaatasin sinu korki üldse vahepeal. Sul ka mässavad. Ohoh. Kerjad, jääks kerida. Ma vaatasin jah, et vaatasin, nii suur kala on või, et mida fucki. See on jumala kinni. Aga kerjad ei saa kerida. Nojah, ma ei tea, ma ei oska. Tere, üks kerja perses, teine õng. Kuradi, me saaksime kahe peale, saaksime. Ühe õnge saaks kokku kahe peale. Ega vist peab vaikselt ära hakkama minema. Enam niukest hullumaja ei ole, noh, see selleks. Nobedat võttu ei ole ja kala on tegelikult sidaks meil. Võitan, mis mul kaamera teeb. Akut on olla. Tšau, poisid, kurat. Vaadake saaki. Sellest tuleb Võsu sadama review ja ma annan 5+ praegu sulle. Räägime pärast lähemalt. Kuule, hüva! Jõudu sulle! Sulle ka! Lähen koju, võtan russikud väele ennast. Miks? Läbimärg. Vihmajope jõudis siis juba täitsa kohku. Võsu sadamas käisime kalal. Esimest korda elus olin Võsu sadamas. Pole varem seal kalal käinud, olen näinud, et inimesed püüavad kala. Ja kui nüüd täiesti aus olla, siis ma ütlen, et ma lähen kindlasti sinna tagasi. Kui sedasi peaks võtma veel. Isegi kui poole vähem saab kala, ma oleks rahul sellega. See oli väga meeldiv. Kindlasti ma annan praegu enda skaalal, ma annan 5+ sellele Võsu sadamale. See sõidab põhimõtteliselt autoga püüdmiskohta, loobi kuidas tahad, istud rahulikult, kõik asjad. Tahad süüa, mine võta sadamast mui gurmee toitu. Tahad kohvi, mis iganes. Seal on, mine rahulikult, võtta süüa, juua, soe jook, kõik asjad on olemas. Tahad paati sisse lasta, saad paati sisse lasta, kõik. 5+ asukoht, 5+ ligipääsetavus, 5+ püüdmine, 5+ kala saamine. Kõik asjad on olemas. Ja Võsu, mida veel paremat tahta? Kindlasti tuleme veel. Ilusad ahvenad, ilusad räimed, täitsa üksjagu. Suitsetamiseks on piisavalt. Nagu täitsa ju on. Nüüd ma panen need kalad külma ja siis homme puhastame ja teeme süüa. The next day. Tere! Olen nüüd jõudnud koju ja on aeg kõik kalad ära puhastada. Alustuseks ma võtan räimed, ma juba ühte proovisin. Põhimõtteliselt, et soomused ära saada, peab vee all lihtsalt pesema räimi. Väga kuuma veega ei taha seda teha. Ja põhimõtteliselt alustuseks siis pesen räimedel soomused maha. Soomus tuleb räimel, tuleb suht lihtsalt. Pole vaja mingit kalariivi, mitte midagi. Lihtsalt võta vee all ja nühi natuke ja ongi korras. Kohe on näha, et teie jaoks ma loodan ka on näha, et räim näeb kohe palju ilusam välja.
kui tal seda soomust peal ei ole. Ja põhimõtteliselt räimedega, mis ma teen, siis on see, et ma fileerima ei hakka. Pea võtan küljest ära, praen teda munaga, muna ja jahu segu ja marinaadi ära. Väga palju siit nüüd ei tule seda marinaadi, aga ühe kõhutäie saab vähemalt. Noh, kõik räimete poolest. Palju siis tuli kokku? Väga palju ei olegi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 räime kokku. Siit kui niimoodi vaatame, siis polegi nii palju, kui alguses tundus. Tavaliselt ütleme niimoodi, et väga ahvenaid ei loputata niimoodi, aga kuna nad siin kausi sees ja lima sees on olnud, siis ma loputan ära need ahvenad ka. Mulle see lima väga ei istu. Aia! Suuremad ahvenad on päris head, kurat. 20 senti. Küürakad. Räime puhastamiseks on hästi lihtne viis, täitsa vanast ajast kohe. Võtad siit kinni peast, murrad selgroo ära, tõmbad selle pea niimoodi lahti ja siis samal ajal paned näpu siit sisse, tõmbad sisikonna laiali ja ongi olemas. Sisikond välja siit kala seest. Naksti, näpuga käime läbi seest korraks veel. Ongi puhas, ongi puhas. Kõikide kaladega samamoodi. Pea murrame ära. Pool sisikonda juba jäi mul näpu külge. Hea lihtne viis puhastamiseks, kurat. Mugav. Sellest vist mugavamat kala ei ole puhastamise jaoks. Ahvenaga mässad, lõigud, opereerid, aga räime lihtsalt kuradi tõmbad ära ja ongi olemas. See on siis goor praegu. Goor. Kui kalad seda näeksid, siis nad nutaksid. Massimõrvar olen kalade silmis eile, täna. Kui teil kindaid on niisugused head riidest kindad, siis ma soovitan kinnastega teha, sellepärast, et mul praegugi kogu aeg lükkan mõne luutüki ja lükkan endale küüne alla siin. Ei ole just kõige meeldivam tunne. Teeme vahepeatuse. Ma loputan need räimed ära ka. Igaks juhuks mainin siis inimestele, kes võib-olla esimest korda vaatavad, ei, ma ei ela päris nii. See koht, kus ma olen, on mul sauna eesruum, ongi kalade puhastamiseks mõeldud, see ei ole mu köök. Räimedega on nüüd kõik, need jäävad ootama seda, kuni ma hakkan neid praadima siis nii-öelda. Nüüd puhastame ahvena ka ära. Mina olen ahvenad puhastanud niimoodi, et siin on üks tume auk, see on aanus kalal. Lükkad aanusesse talle noa sisse, lõikad selle kõhu lahti, kõhu aluse tal. Naksti, võtad peasid, naksti ühe lõpuse tagant siit alt lükkad läbi. Naksti. Nii, ja siis samamoodi siit selgroo hammustad läbi. Krõpsti. Pea saime kätte ja sisikonna tõmbame lihtsalt tühjaks siit. Naksti. See on minu arust kõige lihtsam viis, kuidas ahvenad puhastada. Lihtsalt vaadake, et see seest kõik tühi on, selja, aju ja kõik selgroo juurest kätte saad kõik mandi. Ma ei teagi, ma ei ole nii ammu ahvenad puhastanud, viimati oli millagil talvel, kurat. Mäletage, mis järjekorras ma muidu tegin seda asja täpsemalt. Võib-olla läks pea ennem. Erilist vahet ei ole. Huvitav, kui seda praegu Twitchis teha, kas ma saaks bänni. Ja teine asi, mis mind huvitab, on see, mis Beta arvab sellest, mis ma praegu teen. Huvitav. Kunagi ma puhastasin ahvenad niimoodi, et ma lõikasin pea niimoodi maha. Aga siis ju läheb liha kaduma. No siis oli see aeg, kus YouTube'i veel väga ei olnud ja nii edasi, et siis kui ma ise olin kuskil 14 aastane umbes. Nii juba läheb. Tuleb välja, et võsul saab peale suvitamise veel asju teha. Kala ka püüda. Ma ei kujutanud ettegi, et seal sadamas kala võib olla.
nii, ahvenad on nüüd puhastatud mul lõpuks. Ämbris on juba 10 tükki sees, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ahvenat. Ehk siis 20 räime, 20 ahvenat, nagu kui ma õigesti mäletan räimede kogust. 40 kala, mis ei ole üldse paha, ma ütleks. Igal ühele, mina 20, isa 20 on. Nii, aga nüüd lähme praeme õues räimed ära. A few moments later. Nii, tere, nüüd on õige aeg siis nii-öelda süüa tegema hakata ja alustuseks ma võtan ette räimed. Räimed ma siis paneerin muna ja jahuga. Jahu on mul siin valmis, munaklopsi teeme kohe kokku. Paneerin ära need räimed, praen ja siis panen marinaadi ja lasen neil seista. Siis alustame lihtsalt praadimisest, siis keedame kokku mögina ja pärast siis lähme ahvenate juurde üle. Mind ennast jääb nüüd natukene vähem näha selle jaoks, et ma saaksin teile siis näidata, mis siin tegelikult toimub. Alustuseks võtame piima natukene. Tegelikult mida me tahame on 50 grammi piima, aga silma järgi on väga raske seda hinnata. Nii et ma panen väga umbes selle piima siia ja ütleme niimoodi, kui piima sai liiga palju, siis ma panen lihtsalt muna natukene juurde. Tegelikkuses peaks viskama sisse 2 muna, aga tõenäoliselt mul läks piima praegu natuke liiga palju, nii et jah, piima on natuke liiga palju, ma juba näen. Läksin natuke hoogu, ikka juhtub. Nii. Paneme 4 muna, vahet ei ole, viskame selle ülejäänud ära, ega need munad palju ei maksa. Nii, nüüd segame selle mögina kõik ära. Munad, piimad, muna valge, muna kollane, segame ilusti. Eesti Gordon Ramsay isiklikult. Värvus on päris hea ja õige juba, aga mulle tundub, et ma tahaks ühte muna veel igaks juhuks. Üks muna on meil juures. Paneme pliidi ka soenema. Nii, ja siin on siis mul ilusti eelnevalt ära puhastatud räimed, mis me saime. Nüüd on väga lihtne asi, mis me teeme. Järjest paneme siit. Võtame räime, munaklopsi sisse, jahu sisse, praadima ja siis lõpptoode läheb meil sinna. Nii kaua praeme, et oleks kuldpruunid lihtsalt ja ongi kõik. Nüüd on mul pann juba enam-vähem heal kuumusel. Viskame selle õli, viskame kohe küllaldaselt õli, et see ikkagi ta ei ole päris fritüürimine, aga me tahame, et seda õli oleks ikka korralikult siin, ütleme nii siis. Mul ei ole seal midagi teha enam. Ma ei saa aru, kas mingi haige inimene teab, et ma striimin ja hakkas lollitama. Alustame siis. Ma loodan, et mul on piisavalt siis seda õli siin. Ilusti säriseb siin poiss. Näitame ilusti ka, vaadake, kui ilusti säriseb seda. Samal ajal, kui need praevad, ma saan juba järgmist asja teha. Ma võin öelda, et lõhnab väga hästi. Ja väga hea. Delicious, boys. Ilus, kuldpruun. Mis siin potis siis on praegu? Ma toas juba panin valmis, panin vett, panin loorberilehed ja panin soola ja suhkrut sinna juba. Mis siin puudu on siis piprad, porgand ja sibul. Porgandi ma võtan siit välja, pesen kõik puhtaks ja vaatame üle, palju ma lõppkokkuvõttes sisse panen. Ma ei tea, kas ma kõiki päris panen. Ahvenast siis pärast me suitsetame ära, aga seda ma pean võsul tegema, sellest, et tapal mul ei ole niisugust korralikku ahju, millega suitsetada saab. Tšaks. Ma tunnen, et kala hakkab valmis saama. Nii. Ja. Hakkavad juba vaikselt, tahavad mustaks minna. Väga õige ajastus. Porgandit mulle tundub, et on piisavalt. Need sibulad ka. Sibul mulle endale meeldib väga. Eriti kui ta on äädikane niisugune. Minu puhul on niimoodi, et sibulat ei saa kunagi liiga vähe olla. Aga kuna ma ei ole ainuke, kes seda marinaadi sööma hakkab, siis ei hakka liiga palju sibulat ka panema igaks juhuks. Väga ilus. Ja sibula lõikame lihtsalt niisugused suured laastud. Lõkkame lihtsalt laiali siia sisse. Ja ongi väga hea. Nüüd. Sibulat sai ka hästi. Õige kogus. Mulle meeldib. Nii. Mis nüüd? Äädikas. Äädikas on selline asi, mida mina panen alati silma nägemise järgi. Enamus inimesed teavad, et mul on üks silm, nii et enamjaolt panen liiga palju tavaliselt.
ja nüüd viimased 7 räime siis. Retseptides tavaliselt öeldakse, et musta pipart peab panema terade kaupa, paned 5 tera või paned 6 tera. Okei, ma saan aru, miks tera kasutatakse, aga ma olen nagu tavaliselt kasutanud alati purustatud pipart. Purustatud pipraga olen tavaliselt teinud, aga siis tuleb lihtsalt ettevaatlikult panna seda. Purustatud pipar annab kõvasti rohkem maitset. Väga lihtne on liiga palju pipart panna, kui sa kasutad purustatud pipart. Ettevaatlikult peab olema sellega. Kõike saab teha, aga lihtsalt mõistlikkuse piires ja korralikult pead maitsma ikkagi. Õige kokk suudab ära maitsta, et kas sai piisavalt pipart või liiga palju või soola ja pipra ja kõikide asjadega niimoodi. Mina olen näiteks niimoodi, kui teen süüa, siis mina ei jälgi kunagi nagu retseptis, kui öeldakse, et mitu lusikatäit suhkrut või soola, et ma panen ise silma järgi, maitse järgi. Nii. Kurat, vasaku käega ei ole just kõige mugavam. Hakkab juba heaks minema. Üks salatrikk teile inimesed. Kui te teete äädikat ja siis teile tundub, et midagi on puudu äädika marinaadis, siis see on tavaliselt sidruni või laimimahl. Midagi happelist, niisugust teistmoodi happelist asja tahab. Pipart on piisavalt, soola on piisavalt ja niisugune tunne on, et midagi on puudu. Proovime, paneme laimimahla, ühe suraka. Perfektne. Ja nii käibki asi. Palun väga. Ja nüüd paneme siis selle mögina, mis me valmis tegime, paneme tulele, laseme selle mögina keema ja siis keedame 3 minutit ja siis on põhimõtteliselt marinaad on valmis meil. Ja siis lihtsalt kallame räimedele otsa selle marinaadi ja ongi kõik. Ongi korras, ongi valmis. Räimed peavad nüüd natukene jahtuma nii-öelda pool tundi ka, enne kui me valame neile midagi otsa. Nagu näha on, siis läks juba meil marinaad keema. Ja nüüd me ootame 3 minutit, las keeb 3 minutit ja laseme jahtuda natuke ja siis saame kallata räimedele otsa ja ongi kõik, ongi valmis. Kodused marineeritud räimed, natuke äädika tossu tuli silma. Nii, ja nüüd on siis kõik asjad kuskil pool tundi jahtunud, natuke kulbiga aitan kaasa, et paksemat manti ka tuleks ja paneme selle marinaadi nüüd kaladele peale ilusti. Natuke loorberilehte asju ka. Praegu ongi nüüd niimoodi, et vedelikku tuleb ka muidugi panna, aga mind lihtsalt praegu huvitavad need sibulad ja porgandid alguses. Nüüd, kui siis kõik kala on ilusti marinaadis ja nii edasi, siis ta peab veel 1 ööpäev peaks ta seisma enne kui süüa. Siis tõmbab maitse sisse endale. Tuleb välja, nii palju kui ma praegu vaatan, siis ma ütleks, et oleks pidanud vähe suurema anuma võtma võib-olla. Vedelikku ma jätan igaks juks alles, ma ei tea, äkki me sööme, tahan veel panna purki ka, mingisuguse biotäie. Väga meeldiv. Räimesaaga on nüüdseks lõppenud. Kohtume Võsul, kus ma hakkan suitsetama ahvenaid. Tere, jälle. Olen jõudnud nüüd lõpuks Võsule ja selja taga on mul mu ustav grill-lahi koos väikse suitsu grill-lahi, ütleme niimoodi. Peaks vähemalt niimoodi töötama, et teen tule sinna, tuleb toss siit läbi ülevalt välja ja siis ta siin all peaks suitsetama valmis. Suitsutama valmis selle kala. Ja siin on isegi kuuma andur ja siin on, ma ei tea, kui hästi teie näete, aga siin on täitsa smoking kraadid olemas. Mis kraadi juures peab olema, et suitsetaks. Alguses ma teen siia tule alla, jätan ta siia seisma, samal ajal siis mässame ahvenatega, soolame ja paneme ahvenad valmis. Aga teeme alguses siia tule ära. Hea lihtne variant on need süütekuubikud. Vahest ma muidugi süütekuubikute asemel kasutan niimoodi, et võtan paberi ja paberi teen õliga kokku, kui ei ole mul süütekuubikut. See siis põleb sama hästi nagu küünal põhimõtteliselt. Siin on siis kõik eile püütud ahvenad. Ma panen selle soolapaki siia kõrvale, teeme ülevalt lahti. Ja siis ma võtan ahvena, panen natuke soola siia sisse talle ja viskan ta grillile. Raputame natuke soola ja ongi kõik. Paneme ta kuskil siia keskele, alustame siit. No vaadake, kui ilus ahven. Ahvenapoisid on meil siin. Tuli hakkab vaikselt juba tekkima siia. Järgmine samm, ma kodus valmistasin ette juba, on lepapuulaastud. Võtamegi siit väikse piutäie mingisuguse, et nad paremini tossaksid.
lähme kastame märjaks. Teeme veega kokku, et nad kohe põlema ei hakkaks ja et nad lihtsalt tossaksid. Läbimärjana neid sisse pane, raputame kuivaks, puhume peale. Eks see kuumus veel saab kasvada siin vaikselt. Laastud viskan peale juba. Eks neid laastusi võib juurde panna. Nii, vaatame, kas see on kinni. Teeme õhuava lahti ja siit tuleb toss. Paneme selle kinni. Selle õhuava peab ka lahti tegema. Kui seda lahti ei tee, siis jääb vingugaasi lõhn või maitse jääb lihale. Kogu aeg peab läbi käima ilusti. Niimoodi see suitsetamine välja näeb. Suitsutamine. Ma viskan paar laastu juurde. Vaatame, mõne hetke pärast kohtume jälle siis. Ilus vaatepilt. Hakkab liiga kuumaks minema juba isegi. Paneme siit õhuluuri kinni täitsa. Pool tundi on nüüd möödas. Just kustutasin tuld, sellepärast tossu nagu väga ei tulegi. Mõtlesin, et proovime. Või mitte ei proovi. Vaatame, mis siin all toimub. Temperatuuri olen heana hoidnud. Kalad näevad ilusad välja. Kuldsed. Väga hästi on näha, et liiga vara veel. Nii et hoiame veel edasi. Nii, tund aega on olnud sees. Vaatame, mis nüüd näevad. Nüüd näevad nagu päris juba välja. Osad on küll valmis kindlalt. No siin tuleb ka juba kala tuleb luude seest ära. Põhimõtteliselt ma ütlen, et need on valmis. Eks ma natuke lasen veel kuumust neile. Ja ongi kõik. Teen lahti. Vaatame, mis siin on. Ega siin väga palju ei ole sütesi järgi. No vaadake neid. Vaadake, kui ilusad need on. Need ülemised on kindlalt valmis. Siin all võib-olla mõni suurem vend. Ma ei tea, kas tahab või ei taha. Ma arvan, et on küll valmis. Põhimõtteliselt valmis. Lasta natuke olla veel. Ühesõnaga, Võsu sadam, 5+. Ärge tulge sinna kalale, sellepärast, et ma juba püüan kala seal. See oli eile. Jah, aga ma juba püüan kala, et seal ei ole ruumi. Teil ei ole mõtet isegi vaatama tulla. Ja kui te tulete, tähelepanek, korjake enda järgi prahti ära. Sellepärast, et muidu keelatakse varsti kalapüük ka meil ära seal veel. Aga kõik head teile ja aitäh, et vaatasite ja head isu!